teisipäev kontoris ja läheb siis nagu ikka Trihpapi seepoe toimetused, Nimesilt, Lumeharju, Põdra ninasarvi, ega ongi ainult üks järgi, nii et juhul kui täitsa võimalik, et kui seda videot näete, siis on need Põdra ninasarved ja asjad on otsas. Kuidagi Mari, kui ma käisin seal kolmapäeval või neljapäeval küljetamas nii-öelda, siis Mari kõrval filmis ja tegi küljeakna lahti, ehk siis üks sarv on looduses nii-öelda põderäes sarved maha. Igal juhul pakime need asjad inimestele ära ja inimesed saavad endale asju kätte ja teie ka veel kampaania käib trihpapis.com, leiate võib-olla jõulukingi ideid ja Nimesilt väga hea mõte, autoasju, rihmu, kui teate te mingi rallisõber või midagi, siis väga korralikud tummised autovedamise jaoks rihmad, need uued alati kuluvad marjaks ära, ega enamasti kõigil need on suhteliselt vanad või väsinud, et algavaks hooajaks või käimasolevaks autohooajaks väga hea kingitus minu arust. Ja kaasa saate siis elektrilise tulemasina, et kasutage võimalus ära ja tellige. Ja loomulikult suured tänud teile selle eest. Kogu aeg ainult kontor, aga panen siin mõned postid veel teile, aga olge hea, tehke mulle teene ja võtke see viimane ära. Siis on kõik need kompaktused müüdud ja need postrid või need väiksed pildid müüdud ja ma loodan, et ma saan tehtud ka kunagi mingi jõuluteemalise ka või talveteemalise. Võib-olla ootaks, kui kompaktused on veits sellised räämas, siis võib-olla saab kuidagi ägedama pildi. Igal juhul pakin asjad ära ja pühapäeval on siis võistlused tulemas, driftivõistlused, ma olen natuke valgemas kohta ja kuna ma ostsin kunagi, kui keegi mäletab, siis ma ostsin endale sellise Makita trelli. Praegu põhimõtteliselt ma teen sellele trellile alles sissesõitu, sest iga kord, kui ma seda kasutan, siis on tunda sellise uue trelli nagu lõhna, et ta veel põletab seal seda mähist või mis iganes. Kes saab aru, see saab aru. Ja siis ma võtsingi kohe 18 voldise, et siis ma saan kohe osta ka neid teisi asju, rellakas ja hetkel ma võtsin siis endale sellise, see on nüüd siis kõige odavam, K-Rautas selle SmartNeti liikmekaardiga vist 79 € või midagi. Võistluste jaoks siis, et driftivõistlustel seal rattaid vahetada kiiremini, siis ma võtsin selle ära. Muidu ta oli selline stand-by peal, et ostan siis, kui läheb reaalselt vaja ja nüüd lähebki. Nii et nüüd on selline trell olemas, pärast hiljem näitan seda trelli täpsemalt ka. Nii, täna on 3. päev, ei, 4. päev juba, aeg lendab. Näitan Aagis ka, Aagis käis rendis ja sulaga kõik paska täis ja nüüd on ära külmunud see, nii et päris kole, aga üritan Aagise järgi panna ja siis lähme Elvasse. See Aagis on ikka väga raske tõsta. Selg ei ole enam esimene noorus. Lisa Jülla alati külmub ära. Siis pääseb niiskus või vesi vahele. Ei käi ringi lõpuks.
nii, tuled ilusti põlevad. Ja tšekk. Lõpuks pill peal, ma ei tea, kas peeglis paistab, aga no jah, ei tea. Enam-vähem läks aega. No see vints, ma pean vintsi ikka korda tegema, sellepärast, et ma ei saa see lõpuosa autodel, see vints on nagu, jääb nii keskele ja see jääb nagu piirajasse või nii-öelda see enda ketas nagu hakkab seda trossi lõikama. Ehk siis ma pean sellele pöördemehhanismi tegema või midagi. Aga viin tuuner studiosse ja lasen neil ära teha. Arvatavasti pärast seda pidu, aga läks ikka aega. Reede buksiiriga ka vahelduseks sõitu ja klient sõidab ees ja üks Audi 100, vist Audi 100 kohta võis sigar ka öelda. Viime siia neokanti. Sõidame ringi, mõnus talv, buksiir endiselt külm, termostaat on kaubikus, ära ei ole vahetanud. Ma ei tea täpselt miks, aga vist jääb uude aastasse, et see väike kärakas on ka ostetud testi mõttes ja puhub sellist, no mitte sooja, aga sellist nagu soojamalaadset õhku puhub ja vaikselt puhub. Tähes on panen siia alla kuhugi ta puhkuma, et siis kuivad need rihmad ja asjad ära. Nii, laupäev ja vaja siis pillid ära puhastada ja ka välja siit kaevata, et labidesse lootab ja siis tuleb nad välja kaevata. Ai, kurat! See rullik väriseb. Fuck! Tõesti lõppebki minu pidu siin samas. Teise korralikult veel logiseb. Oota, samas järsku rihm on lihtsalt natuke vaja tagasi panna. Rihm on ka ju maas. Joh, ei tea, seda jama nüüd vaja. Nii, probleem on siis see, et see kinnitub veepumba külge ja suure tõenäosus veepump on ikkagi ise ära. Ma ei usu, et need poldid lahti on, ei tundu vähemalt silma järgi. Ja nagu ikka, siin komplektis mul ei ole lehtvõtmeid ja siin vanas komplektis üllatus, 10 lehtvõtti kadunud. Ei ole. Sellepärast vihkangi autodega tegutsemist, kui sul ei ole korralikku garaaži või tööriistu või asju. See on nii mõttetu tegevus. Alati jääb mingi töö, mingi ühe võtme taha ja no me ei saagi nüüd siin midagi teha ja suure tõenäosus läheb uut veepumpa vaja ja ma ei saa isegi ju, tegelikult oleks vaja see eest võtta, 5K eest võtta, aga selle jaoks on vaja 32 lehtvõtit, seda mul ei ole ammugi. Ma ei tea, mul on nii närvis praegu. Tundub, et ma olen jätnud GoPro peal selle audiosignaali vastuvõtja tööle panemata ja häält jälle ei ole. Aga siin ma siis tänava ääres hakkan rehve vahetama.
teen aega parajaks, kuna Arti tuleb Viljandist hiljem tagasi, siis mul oli aega ja siis ma mõtlesin, ma viskan juba rehvid alla ära, mis sai siis Villi juures Tuuner Studios alla visatud, et need on siis tutikad naelad, mis peavad olema siis linglongid, Green Maxid, mis siis saab rehvipunktist osta, et osaleda driftivõistlustel talvistel ja siis aega parajaks teha, siis ma panen need alla ja minu arust ma kunagi varem naelu tutikaid ostnud ei ole, seega esimest korda siis endale tutikad naelad, muidugi ainult taha, aga ikkagi uus asi on uus asi, aitäh Mari-Liisile 16 tolli velgede eest ja minu arust väga lahe. Muidugi ehe näide jällegi, et kuidas ma enda asju ajan, jälle õues, väljas, lume käes, külma käes, vahetab rehvid ära ja saab ka seda uut trelli siis testida, et töötas täitsa okeilt. Muidugi ma ennem teen selle võtmega lahti ära ja siis lihtsalt selle kiire osa. Paraku juhtus nii, et ei olegi heli ja siin ma ajan siis pilli puksiiri peale. Aga pill sõidab ja töötab, nagu te nägite ja kuulsite, aga kuna sinna Arti MZ autosse on päris pikk maa, siis ma pigem mõtlesin, et kuna mul endal puksiir olemas, viin puksiiriga ära. Siin ma olen juba tagasi ja ausalt öeldes aeg on mööda läinud ja ma täpselt ei mäleta, millest ma siin räägin, aga igal juhul veepump sai vahetatud, vahetasin ise ära ja rulliku sain ka Arti käest, veepumba ostsin tutika, 32 euri või midagi, ei olnudki väga palju, aga ma sain sealt mingid tükid nagu kuidagi halvasti panin ja tulid seal paar tükki välja, aga õnneks need ei olnud olulised, et tal see tihend või see on nagu seespool, et sai tehtud. Rainilikult, aga sai tehtud. Ja tulin veel siis pärast veepumba vahetust kähku Roiule, et proovida, kuidas siis üldse nende tutikate rehvidega on ja natukene nagu naela juba välja saada, ennem kui ma homsetele võistlustele lähen ja suur-suur tänu Artile, et ta ikkagi viitsis laupäeval kohale tulla ja aitas mul selle veepumba ära teha. Siin siis olen raja peal Roiul, siin oli vahetult ennem seda oli lund sadanud ja rada oli päris, noh, et teekate oli selline lumine ja väga sellist mulda väljas otseselt ei olnud, siin nagu paistab, aga tegelikult ei olnud, noh, päris hea oli sõita, vallid on ka juba päris suured, nagu näha, ma panin seal korra valli ka ja ütleme niimoodi, et ikkagi need kehvad tagumised rehvid või nii-öelda kehvad rehvid on mind ära helitanud, sest nüüd, kus on ikkagi hea gripp, on üldse teine teema, et esiteks kolmandaga enam väga nagu ei jõua, pigem on teine põhjas ja kolmanda paned siis nagu pussab, samas hood on palju kiiremad, saad nagu palju julgemalt minna ja kui sa ei lähe piisavalt julgevalt, siis ei vea nagu välja, et selle tõttu ikkagi tutikas rehv on tutikas rehv, midagi ei ole teha, et kes veel nagu mõtlevad või samamoodi ei taha tutikat rehvi panna, et ma sõidan selle juustuga, et see käib kah, ei käida midagi. Pange ikkagi uued rehvid alla ja näete ikkagi öö ja päev ja päris paljud kiidavad ka seda linglongi, mida me peame siis võistluste jaoks kasutama ja ütleme niimoodi, et kuna mul endal väga võrdlusmomenti ei ole tutika naastu põhjal, siis ma ei oska siin väga kaasa rääkida, aga igal juhul öö ja päev ja käed-jalad tööd täis ja siin ma siis annan minna hoog oli ikka väga-väga-väga palju kiirem ja täitsa mõnus tunne oli esimest korda nagu kelleski ikka mööda sõita umbes, et tule eest ära, et ma olen nüüd ka kiire pill. Muidu tavaliselt ma olen kogu aeg see, kes peab kõiki mööda laskma, aga nüüd ikka hoogu oli ja tööd oli ja nii-öelda ikkagi mulle selles mõttes ikkagi meeldis, päris äge oli lasta, et ikka teine tera, kui sa ikkagi annad gaasi ja pill liigub, aga jah, selle tõttu teine käik põhjas, kolmandat enam väga ei kannatanud. Ühe pika sirge peal seal Roiul saab lasta, aga muidu ikkagi jah, teisega ja esirattad veel peavad. Muidugi ideaalne oleks ju tegelikult ette ka nende, mul on ju 16 tolli väljad olemas, 2 tükki veel
ja oleks tegelikult ju ideaalne osta ette ka, aga noh, teate, rahaga on nagu ta on, ega palju asju vaja teha ja siin jõulud ka, et vaatame, siin loodetavasti saan veel kuskil jäärajal proovida ja mässata, et kas on vaja või ei ole, et hetkehinnangu põhjal ütleks, et ma arvan, et ma saan hakkama. Aga see on jälle selline, et noh, ma saan ju hakkama, on ju, aga tegelikult oleks ju parem ikkagi see asi ära teha. Aga vaatame, igal juhul jah, siin ma sõidan ja päris äge oli. Hommik ja ongi võistlustele minek, et Kosele minek, ehk siis start oli vist 8 või. Ja väljas oli päris külm, ma ei mäleta, kas mingi 12 kraadi või midagi ja aga igal juhul siin me askeldame ringi ja sätime siis ennast starti. Nagu eelnevalt ütlesin ka, väga raske, ma ei mäleta üldse, ma üritan meelde tuletada, mida ma siin räägin, aga siin ma olen siis juba Kose pagirajal line-upis, trenne me saime suhteliselt vähe teha, 4 ringi, kas 2 üksi ja 2 tandemit või no ütleme niimoodi, et ikkagi noh, alati ju räägitakse, et ikkagi trenni sai vähe teha, 4 ringi on võõral rajal tõesti vähem ja see entry just oli selline nagu kõige trikikam, et mul ütleme niimoodi, et mina olen selline aeglane õppija või just autode puhul, mul on hullult palju vaja tegelikult nagu ennem trenni teha või nagu isegi kui ma trenni teen piisavalt ära, siis mul ikkagi kuidagi ütleme niimoodi, et kui ma roiul paugutan 10 ringi on soojendus ja siis alles 11 oleks selline ideaalne või ma ei tea, et kõik see sättimine asjad minul võtavad aega, et mina ei ole niimoodi, et ma lendan peale ja kohe oskan ja värki-särki, et ideaalist nagu tahaks, aga paraku ei ole kas skill'i või ei olegi loodud selliseks, aga mul võtab aega. Siin ma ootan enda kvalli, enne mind on päris palju autosid, ma olen 29, mõned katkestasid ja läksid katki, aga päris pikalt pidi ootama, see on selline drifti puhul tavakas, aga eks Winterdriftil on nagu kõik üks klass, et siis peab veel rohkem ootama. Väga okei, võtab vähe valli, suure hooga auto lubelesid küll liiga palju. Had a very shiny nose, if you could see pretty closely, I could see it even glow. Ühesõnaga, Rain paneb siin ikka korralikult oma saaniga. Ega see jõuluvana on ka temalt kaasas. Mis ma laulsin, et tal on nagu see põdra. Ja jõuab ilusti lõpuni Rain Hiienurm. Ta ilmselt kaotas seal sisenemisel oma punkte väga palju, aga muidu oli sõit ühtlane, heade poole vahetustega väga okei. Ongi kogu üritus läbi ja Imavere Alexelas sai võetud siis natukene süüa, ei kannatanud koduni või nii-öelda Tartusse ära, et võtsime kebaabiprae, tegin kõigile välja. Ja räägin siis ka lühidalt, kuidas mul läks. Esimene kvallisõit oli hea, algus läks aia taha, aga tuli 69 punkti ja oleksin alguse ka saanud nagu paremaks, siis oleks tulnud päris head kõrged punktid, aga teine sõit läks täitsa metsa ja tuli vist 63 punkti. See tagas mulle 25. koha, millega ma läksin vastu siis kahjuks nime ei mäleta, aga vist oli mingi Kristo või midagi ja tema auto oli võrreldes minu omaga ikka kõvasti kiirem, et kui mul kolmandaga nagu bussas ei jõudnud enam nii hästi edasi liikuda, siis temal ikkagi kolmandaga rebis nagu eest ära ja selle tõttu ta sai juba stardis nii suure hoo sisse ja sealt sai vahe, tuli sisse nii-öelda ja ülejäänud rada ma üritasin teda lihtsalt kätte saada ja oli ikkagi seal 3-4, võib-olla vahepeal alguses isegi 5 auto vahe ja ega sealt enam midagi loota ei olnud, et kui ma läksin esisõitu tegema ja tema jälitas, siis ma ainult lootsin sellele, et ta eksib, aga paraku ta ei eksinud. Ta ei olnud ka väga ukses, võib-olla ma ei sõitnud nii hästi, et ta ei tahtnudki mulle ukse tulla või oli nagu kindla peale sõitmine, aga ei tulnud sealt midagit ja paraku pidin leppima kaotusega, et ma loodan, et
tuleb ikkagi selline rada ka, kus see nagu mootorite võimsus nii väga ei loe, et 1.6 meestel on nagu lootus. Muidugi samas Randar Kajol oli ka 1.6 kompakt, et muidugi tema vist oli selle raja korraldaja või mingi seos temal selle rajaga oli, et tema oli vist vähekene rohkem saanud harjutada, aga tema 1.6-ga saigi esimese koha, teise koha sai Oliver Randalu ja kolmanda sai, mul ei jää nimi meelde või tule, kas oli mingi Markus või igastahes väga noor poiss, väga andekas poiss ja tundub, et meie drifti nii-öelda tuleviku lootus sai kolmanda koha ja Winter Driftis ta läheb kogu aeg hästi, nii et selle on nagu ülihea meel, et noor poiss niimoodi paugutab, aga samas endal on veits piinlik, et ise nii palju tegelenud asjaga ja ikka ei tule välja, aga loodetavasti tuleb paar võistlust veel, üritan kõigist osa võtta ja vaadata, kuidas mul siis läheb. Nagu jälle, heli ei olnud, isegi selle lõpuvideo, mis ma tegin, ei olnud heli ja tegelikult siin hästi väike nupp, seesama nupp siin otsas, see on ka sisse lülitamise nupp. Sama, kui sa sisse välja lülitad, siis pead teda peal hoidma, aga kui see mute peale tahab panna, siis vajuta ainult korra ja seda ma tegingi arvatavasti ja selle tõttu heli ei ole nii, et täiesti masendav, aga loodetavasti annate andeks tegijatel koobadel juhtub ja nutt tuleb peale, sest kõik need driftivõistluse, need, mis ma seal kommenteerin või nagu need esmased emotsioonid ja asjad, need on nagu nii olulised, pluss hääled ja masendav, aga sellegipoolest suur tänu, et te vaatasite ja ikkagi kannatate mu seda ebaprofessionaalset kobadust ja suur tänu teile ja tšau!